Me kõik teame, et nõbudevahelised abielud on halvad ja ohtlikud tervisele, kuid kas teadsite, et selle vastu midagi ütlemine on selle parlamendiliikme sõnul tegelikult islamofoobne? Ma sooviksin öelda, et ma liialdan, aga kahjuks ei saa. Saate ise kuulda. Täisnõbude abieludega kaasnevad dokumenteeritud terviseriskid. Ja, ma olen nõus, et see on probleem. See on tõesti probleem, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Kallid, see ei ole probleem, millele peaks rohkem tähelepanu pöörama. Me hakkame teile näitama statistikat selle kohta, kui palju nõbudevahelisi abielusid toimub Ühendkuningriigis teatud demograafiliste rühmade seas ja millised on selle otsesed füüsilised ohudeks. On uskumatu, kui halb on lastele sündida nõbudevahelisest abielust. Statistika on lausa jahmatav. Need ei ole lihtsalt halvad sinu tervisele, need on lausa jahmatavad. Muide, tere tulemast saatesse The Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Me seisame vastu nendele inimestele, kes tahavad hävitada lääneriike, mis on meile kallid. Ja kui sa oled märganud, et see toimub, siis tere tulemast. Sa oled leidnud oma inimesed. Nii et kindlasti telli see kanal, et seda videot rohkem nähtavaks teha ja anda inimestele teada, millega me siin tegeleme, sest jah, sa oled leidnud oma inimesed. Neitsilikkuse testimine, sunnitud abielud ja naiste vabadus. Sunnitud abielud tuleb ära hoida ja naiste vabadust tuleb kaitsta. Ta ütles peaaegu, et vabadus tuleb naistelt ära võtta. Väike freudilik apsakas, kallis. Mõnikord juhtub. Seda ei saa parandada sellega, et anda riigile õigus keelata täiskasvanutel omavahel abielluda. Eriti, kuna ma ei usu, et see oleks tõhus või jõustatav. Selle asemel tuleb seda käsitleda kui terviseteadlikkuse ja kultuurilise küsimust, kus naisi sunnitakse nende tahtest olenemata abielluma. Vabandust. Nii et sa ütled, et Ühendkuningriigis tsenseeritakse sõna otseses mõttes igaüht, kes räägib islami vastu. Lahendus ei ole muuta kellegi seadusliku abiellumist probleemseks. Lahendus on kultuuriliselt neid inimesi aidata. Kas sa oled aru kaotanud? Mida sa tegelikult ütled? Iqbal Muhammad, kes on mingil põhjusel saanud parlamendi liikmeks, sa ütled, ärge sekkugu, laske meil oma asja ajada ja me manipuleerime teid sellesse. Aga manipuleerimine ei lõpe sellega, see läheb ainult hullemaks. Seda tehes on oluline tunnistada, et paljude inimeste jaoks on see väga tundlik teema. Ja seda arutades peaksime püüdma astuda nende inimeste kingadesse, kes võib-olla ei ole samast kultuurist nagu meie, et paremini mõista, miks see tava on endiselt nii laialt levinud. Ma tahan, et sa vahetaksid korraks nõbudevahelised abielud pedofiilia vastu ja kuulaksid uuesti, mida tal öelda on. Me peaksime püüdma astuda nende inimeste kingadesse, kes võib-olla ei ole samast kultuurist nagu meie, et paremini mõista, miks see tava on endiselt nii laialt levinud. Hinnanguliselt 35–50% kõigist Sahara-taguse Aafrika elanikkonnast eelistab või aksepteerib nõbudevahelisi abiellusid ning see on äärmiselt levinud Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias. Okei, mida sa siis ütled, et Ühendkuningriigis on nüüd nii, et see toimubki nii, et see tuleks keelustada? Nüüd, me tuleme selle video juurde kohe tagasi, aga ma tahan lihtsalt kõigile meelde tuletada, et just Keir Starmer ise blokeeris abielude keelustamise Ühendkuningriigis. Abielu esimese astme nõbude vahel toob kaasa tõsiseid terviseprobleeme, millest paljusid ei ole võimalik enne sündi isegi teada. Kui seda tehakse põlvkondade kaupa, on mõju märkimisväärselt võimendatud. Lisaks on ta tegelik mõju meie ühiskonna avatusele ja naiste õigustele meie riigis väga oluline. Lõppude lõpuks mängivad ühised vanavanemad siin olulist rolli. Reedel on sellel valitsusel võimalus lasta minu eelnõul, mis keelab esimese astme nõbude abielu, jõuda komisjoni etappi. Kas peaminister kaalub uuesti, enne kui käsib oma fraktsiooni piitsadel selle eelnõu blokeerida? Mein Haid, mivnõud, stuff. Härra spiiker, me oleme selle eelnõu osas oma seisukoha võtnud. Aitäh. Sellega on peaministri küsimuste aeg lõppenud. Nii et nad blokeerisid eelnõu. Okei. Nad tõesti blokeerisid eelnõu. Kas te kutid teate, mis NHS-is kogu selle asjaga toimub? Sest see on tegelikult hullumeelne. Ma tahan, et te vaataksite seda korraks. NHS-i juhiste kohaselt on täisnõbude abieludel eeliseid, hoolimata sünnidefektide riskist. Konservatiivist parlamendiliige ütleb, et tervishoiuteenistus peaks lõpetama põlvitamise kultuuriliselt kahjulike tavade ees. Loeme seda korraks. On muret tekitav, et Pakistan, mis on tuumariik, on maailma kõige rohkem sugulaste vahel abiellusid sõlmiv riik.
meditsiiniuuringud näitavad, et esimese astme sugulaste abieludest sündinud lastel on 400% suurem tõenäosus, et nende IQ on alla 70. Ühendkuningriigis leidis NHS Bradfordi uuring, et 67% Briti pakistanlaste abieludest oli täis nõbude vahel. Ja see on öövastav video sellest, mis tegelikult juhtub, eks. Ma tegelikult ei taha seda vaadata, sest ma ei arva, et see oleks okei. Aga Ühendkuningriigi NHS on saanud selle kõige eest väga palju kriitikat, nagu ka Keir Starmer. Seega pole üllatav, et kui vaadata, mida inimesed Kelsey kohta ütlevad, siis mida ütleb Keir Starmer järgmisel peaministri küsimuste ajal. NHS ehk riiklik tervishoiuteenistus on üks peamisi asju, mille kohta inimesed temalt küsivad. Miks? Sest nad teavad, et NHS on sõna otseses mõttes lagunenud ja sattunud selle islamistliku ülevõtmise alla. Muide, Kelsey toetab seda rakendust ja nad on Ameerika Ühendriikides suurim ennustuste turg, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et siin näeb, mida inimesed tegelikult arvavad, kuhu nad oma raha panevad ja milline on nende ennustus. Laadige kindlasti alla Kelsey rakendus ja kasutage koodi MEIRA, et saada $10, kui teete $10 tehingu. Kelsey kirjutatakse KALSHI. Pange oma raha oma ennustuse taha ja avastage, mida inimesed tegelikult arvavad kõigest, mis toimub, sest see on tõesti hullumeelne. Ausalt öeldes tundub mulle kogu see asi täiesti hämmastav. Nad teesklevad, et nõbude vaheline abielu on sinu tervisele kasulik. Briti riiklik tervishoiuteenistus ütleb, et nõbude vaheline abielu ja laste saamine võib olla kasulik. Ja riskid on olnud, tsiteerin, liialdatud. Uued dokumendid näitavad seda. Ma mõtlen, mis on liialdus. NHS-i juhised ämmaemandatele ütlevad, et 15% nõbude paaridest sündinud lastest on mõjutatud geneetilistest haigustest, samas kui mittesugulaste lastest on see vaid 3%. Ma mõtlen, kui keegi ütleks sulle, et on midagi, mis suurendab sinu statistikat nii palju, et sul sünnivad geneetiliste probleemidega lapsed, kas see ei oleks sinu jaoks piisav heidutus? Minu jaoks oleks see nii, et kes tahaks tuua siia maailma lapsi, kellel on geneetilised puudused. Loomulikult, kui Jumal kingib sulle sellise lapse, siis teed kõik, et tema eest hoolitseda. Aga kui sa tead, et sul on valik, kas vähendada võimalust saada sellise lapse või seda oluliselt suurendada, siis miks sa peaksid selle poole püüdlema? Eriti, kui sa oled meditsiinisüsteem. Pea meeles, kui sa lood inimesi tõsiste terviseprobleemidega, paneb see koormuse NHS-ile ja tervishoiusüsteemidele. Nemad peavadki sellega tegelema, eks. Nii et NHS ei suru mitte ainult peale midagi, mis on tervisele ohtlik, vaid nad koormavad ka oma süsteeme, luues juurde rohkem selliseid inimesi, mis omakorda tähendab, et tavainimestel on süsteemile vähem ligipääsu. See on väga lihtne matemaatika, see on uskumatu. Nüüd läheb asi veel hullemaks, sest kui sa näed, et mitte ainult ei ole islamofoobne sellest rääkida ja lisaks on hullumeelne, et valitsus on selle lõksu langenud ega keela seda, sest nad teavad, et valijad ei vali neid tagasi. Kuna nendes kogukondades on nõbude vaheliste abielude määr nii kõrge, siis seda püütakse aktiivselt maha vaitida. Kuula seda hullumeelset intervjuud. Võtsin Timesi ja Sunday Timesi juurest puhkuse, et teha uurimistööd nõbude vaheliste abielude kohta. Ma arvan, et see on skandaal. Selles riigis on väga suur osa inimesi, kes abielluvad oma nõbudega. Kultuurilise lõimumisega on probleeme, sest kui abiellutakse nõbudega, jäädakse oma kitsasse gruppi ega lõimu hästi. Samuti kaasasündinud raskused, mis on tingitud geneetilistest retsessiivsetest haigustest. Ma helistasin teadlastele, kes olid kirjutanud artikleid. Nad ei helistanud mulle tagasi. Nad kartsid sellest rääkida, olid hirmul oma seisukoha avaldamise ees, sest see puudutab peamiselt Pakistani kogukonda. Ja ühes artiklis oli tõend, mille ma sain mitteametlikult teada, mis näitas väga kõrgeid intsestimääri Ühendkuningriigi biopangas Pakistani kogukonnas. Äärmiselt oluline teave sotsiaalteenustele ja laiemalt, kuid seda ei avaldatud, sest eetikakomitee arvas, et see võib õhutada rassilisi pingeid. Kui vasakpoolsed, nii-öelda, ei ole valmis aktsepteerima woke'i liialdusi, siis nad kütavad populistlikku parempoolsust edasi üles. Ja ma arvan, et see on kahjulik meile kõigile. On hullumeelne, et keegi varjaks kõrgeid intsestimäärasid kogukondades hirmust rassiliste pingete süvendamise ees. Okei, see ongi kogu meie arutelu taust. On see nõbude vaheliste abielude skandaal.
on Ühendkuningriigi valitsus, kes ei tee selle vastu midagi. On statistika, mis näitab, kui ohtlik see on. 400% suurem tõenäosus, et IQ on alla 70. 67% briti-pakistanlaste abieludest on esimese astme nõbude vahel. NHS valetab silmagi pilgutamata, nende süsteemid on ülekoormatud ja nad teesklevad, et see on hea, sest nad on nii hirmul. Rootsis keelatakse nüüd nõbude ja lähisugulaste abielud, sest nad on aru saanud, et see on tõsine probleem. Ja ometi on siin üks mees, kes väidab, et selle vastu midagi ette võtta on islamofoobne. Tavalised inimesed näevad sugulastevahelist abielu üldiselt väga positiivsena, kuna see aitab tugevdada perekondlikke sidemeid ja annab peredele kindlama majandusliku aluse. Kas sina oled tavaline inimene, kes seda usub? Lihtsalt huvi pärast küsin. Siiski, nagu on hästi dokumenteeritud, ei ole see ilma terviseriskideta nende suhetest sündinud lastele. Miks ohverdatakse lapsi alati islamiseerimise altaril? Miks see nii on? Mõned neist sünnivad abielu väliselt. Selle asemel, et häbimärgistada neid, kes on sugulastevahelistes abielludes või kalduvad selle poole, oleks palju positiivsem lähenemine võimaldada arenenud geneetilisi teste. Ma mõtlen, käed risti, jalad risti. Nagu tema jalad on ka tema kehakeel eemale suunatud. Kõik need inimesed on tema iPadis. Tal on igav. Kõik need inimesed mõtlevad, et milles sa ometi räägid. Koolitus tulevastele abielupaaridele, nagu see on kõigis Araabia riikides, Pärsia lahe ääres ja mujalgi. Üldisemalt korraldada terviseharidusprogramme just nendes kogukondades, kus see tava on kõige levinum. Nii et selle asemel, et öelda, et see asi on tõesti probleemne ja peaks olema ebaseaduslik, peaksime hoopis kulutama oma maksumaksja raha nende inimeste harimisele, et nad ei teeks seda, mida nad nagunii edasi teevad. Ja kuidas me seda teame? Sest ta ütles, et kui sa üritad selle ebaseaduslikuks muuta, siis juhtub ainult see, et see jätkub. Nad lihtsalt ei abiellu ametlikult. Palun selgita, kuidas see loogiline on? Sa ütled sisuliselt kõigile, et seda pole võimalik peatada. Miks me siis ei kuluta maksumaksja raha sellele, et seda päriselt peatada, selle asemel, et teha midagi, mis tegelikult lapsi kaitseks ja selle lõpetaks? Seetõttu kutsun ma koda üles selle ettepaneku vastu hääletama ja leidma positiivsema lähenemise nõubude vahelistest abieludest tingitud probleemide lahendamiseks. Sealhulgas tervist, terviseriske ning kaasaegsete konfliktide ja rahvastiku ümberasumise tagajärgi kogu maailmas. Ta ütleb sõna-sõnalt, et nõbude vaheliste abielude keelamine oleks islamofoobia, sest see on osa tema kultuurist. See on vastik, jälk, tülgastav ja vastuvõetamatu. Ma lihtsalt ei suuda uskuda, et nad on valmis minema vastu kõige loomulikumatele asjadele, mille tõesuses me kõik oleme veendunud ja ütlema, jah, see on islamofoobne. Ja nad suruvad seda nii sügavalt peale, et meie valitsused lähevadki õnge. Tegelikult pole valitsus selle õnge läinud. Keegi, eriti mitte Keir Starmer, ei arva, et nõbude omavaheline abiellumine oleks hea asi. Nad lihtsalt ei saa endale lubada pakistanlaste häälte kaotamist. Seega nad ei tee seda. Ja minu jaoks ei ole see eriti hea. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.